Tere kõikidele Ajuloputus podcasti vaatajatele ja kuulajatele. Täna on meil külas Arnika Arula. Tere! Tere Angela! Ja täna hakkame siis rääkima iluteemadel. Sa oled õppinud meigikunstnikuks, sa oled teinud human designi, õppinud, tegelenud sellega, spirituaalsed teemad. Instagramist vaadates sa oled nagu väike haldjas, kõik siuksed naiselikud teemad. Ja seda on mul öeldud ka varem, et siukene haldja vibe. Jah, siuke energialause õhkub sinust välja. Et räägi natuke, millega sa tegeled igapäevaselt, kuidas sa meigini jõudsid, et eelkõige suuremas osas sa oled tegelenud siiski meikimisega ja naturaalse meikimisega just, eks ole, et sa kasutad nii-öelda looduslikke tooteid ja räägi natukene. Ja tegelikult siis ma alustasin sellise iluteenindusvaldkonnaga 8+ aastat tagasi juba. Et ma kõigepealt läksingi õppima siis Tallinnas Meigi ja Grimmi koolis. Et sealt ma siis sain oma jumestaja baasi kätte ja edasi ma õppisingi siis juurde kulmud, erinevad kulmuhooldused ja siis hiljem ka ripsmed, et siis just täpsemalt nagu lash lift on. Iluhaldjas. Ja, et siis sükene haldjas ilule, jah. Aga kus see looduslik teema tuli? See tuli tegelikult natukene hiljem, et mul meigiga tegelikult tuligi süke veits plokk ette, sest kui ma hakkasin uurima, et mida see meik kõik nagu sisaldab ja mida ta meie tervisega teeb, rääkimata nahast, siis ma kuidagi ei suutnud nagu klientidele seda enam peale panna neid asju. Ja siis mul oligi väikene paus vahel ja siis ma avastasingi looduskosmeetika, et mis on puhas on ju, mis on vaba erinevatest kemikaalidest, mürkidest, kõik jama on ju. Aga ma tean seda ka, et vaata on hästi suur vahe, kas ta on siis looduskosmeetika, vegan kosmeetika või mingi variant on seal veel? Naturaalne loodus ja ühesõnaga, et mingid variandid, seal on nagu hästi suur vahe tegelikult, et ala selles vegan kosmeetikas võib olla väga palju jama sees on ja et looduskosmeetika samamoodi peab olema ainult mingi väike protsent loodust on ja et seal on ka need riskid on ja. Et minu arust oligi, et kui on 1% looduslikke koostisosi, siis on ju ja ülejäänud 99 võib olla nagu keemia, siis juba selle 1%-ga loetakse nagu looduslikuks. Et sellepärast tegelikult üli oluline ikkagi nagu nendest koostisosadest teadlik olla, et ja hästi nagu usaldada pigem, jah. Jah, näe, mul on kohe siin arvuti, vaata. Loodus, orgaaniline, vegan ja sünteetiline kosmeetika. Okay, ja siis, et seal need loodus, orgaaniline, vegan, need on ka täiesti erinevad. Et silt võib üks olla, siis inimene petabki ära vaata, et ma ostan vegan kosmeetikat, seal pole jama see, sa hakkad lugema, siis on mingi okei. Jätka. Et alati just need sertifitseeritud märgistustega tooted on ju, et neid just nagu jälgida, et kas on siis kosmos on ju, EcoCert, mis seal veel on selles mõttes ja et mul on ka tegelikult kirjutasin paar aastat tagasi siukse e-raamatu iluteemadel. Ja seda saab praegu siis nii-öelda soetada? Seda saab minult küsida, et mul oli ta mingil hetkel kodulehel müügis. Aga nüüd mul see koduleht natukene muutus, et ma ise olin veits nagu pausil, et aga igatahes ma olen seal toonud välja siis kõik selle, kuidas valida omale tooteid, mida vältida ja mis on kõik need ained, mida ei tohiks olla sinu kosmeetika toodetes. Too mõni näide, et mida inimene nüüd kodus läheb, võtab oma ripsmedušid ja põsepunad puudrid, hakkab lugema, mis on need ohumärgid kõige suuremad kohe on. Kindlasti on näiteks parabeenid ja ftalaadid, sest et parabeenid on siis need sünteetilised säilitusained ja need on meie hormonaalsüsteemi häirijad. Ja tegelikult naistel tulevadki hästi palju siuksed menstruaaltsükli häireid, sealt on ju PMS, kui on väga siukene hull on ju, valulikud päevad. Ja see ei pruugi nagu isegi kohe vaata välja lüüa on ju, et sa oled aastaid kasutanud ja siis mingi 5, 10, 20 aasta pärast alles tulevad need tervisejamad nagu välja ja siis mõtled, issand, kus mul nüüd üle öö see tuli, aga tegelikult nagu sa oled aastaid endal seda jama naha peale määrid, pluss nad imenduvad kõik su organismi. Ja, et kõik, mis sa tegelikult nahale määrid, et mulle meeldib ka öelda, et keha ilu on nagu ühtne ökosüsteem on ju, sest et kõik, mis oma nahale paned, see imendub sinu verre, sinu organitesse. Et jah, ja hakkab siis seal nagu toimetama ja sa ju ei taha mingit mürki ega jama, mis võib tekitada sulle erinevaid põletikke, haigusi,
allergiaid, nahaärritus ja akne, isegi on seotud viljatusega, on ju. Eriti rasedad naised peaksid olema väga-väga teadlikud sellest, mida nad kasutavad, sest et see mõjutab ka nende loodet. Nojah, aga nüüd me ei räägigi ainult siis nagu kosmeetikast, meigist on ju, vaid kõik šampoonid, dušikeelid, kreemid, Victoria's Secretis sädelevad kreemid, mida nahal pannakse, on ju. Kõige hullem asi nagu. Üle kogu keha ka veel, eks. Et hästi-hästi hea äpp on, et sa isegi ei pea nagu teadma neid koostisosi niimoodi peast, aga on selline äpp nagu Inki Beauty, INCI Beauty, et sa saad seal omale telefoni tõmmata ja kõik ained, kõik tooted siis nagu läbi otsida sealt ja ta annab sulle siis nagu 1-20 niisuguse nagu skaala ja et siis üks on nagu väga-väga halb ja 20 on siis nagu väga-väga hea koostis ja näitabki sulle ära, et kas ta on siis nagu punane, kollane, roheline ja mis nagu number. Et selle järgi teha oma meigi kotisaudid ja oma nagu üldse nagu kõikides mingites šampoonides, nahahooldustoodetes, kreemides on ju. Ja et vaata üle, et mis sa nagu saad, et noh, et sa näed ära, mis sul seal sees tegelikult on. Mis sinu igapäeva meigikotis on? Mina kasutan Jane Iredale'i tooteid. Ma tegelikult igapäevaselt pigem meigin ennast vähem. Praegu mul on natuke tugevam meik, olen kasutanud jumestuskreemi on ju täna, veidikene lauvärvi, puudrit, aga üldiselt igapäevaselt kas sa mõtled ka nagu kreeme, mingid? Üleüldse, mis on nagu see igapäevane asi on, kas ainult mingi täpselt kreem, ripsmeduš, kulm? Ma igapäevaselt hoolitsen ikkagi, et mul oleks nahk nagu väga-väga niisutatud ja praegu on mul siuke toonik näiteks, on mul Joiki oma hüaluroonhappega ja seal on veel mingeid kollageeni soodustavaid koostisosi, aga jällegi puhas. Et ma käin sellega oma näo üle ja siis mu nägu on juba siukene plump ja siuke glowy ja minu lemmik Asilanna. Ta on tegelikult juukseõli, aga ta sobib ka näole väga-väga hästi, kuna ta ei ummista poore ja sobib ka kehale, et siis ma lihtsalt niisutan selle õliga omal näo ära, panen 3-4 tilkased õli ja siis ma kasutan Jane Iredale'i Pure Pressed kompaktpuudrit, et see on siukene 3-1, et ta on justkui nagu jumestuskreem, ta on justkui nagu puudri eest ja ka looduslik päikesekaitse, nagu mineraalne siis on ju. Jama pole sees. Nagu just, et see ei ole sul see päikesekaitsekreem, mis imendub läbi naha ja hakkab sul seal igast. Mis sa arvad sellest propagandast, et iga päev SPF hommikul näkku? Kindlasti vali, kui ta on mineraalne, kui ta on füüsiline päikesekaitse, ehk siis ta nagu tõrjub päikest, siis jaa, see on nagu fine on ju, aga need ained, sellest on mul ka seal raamatus jutt on ju. Et need erinevad ained seal päikesekaitsetoodetes, üks oli oksübensoon, avobensoon, et need on seostatud tegelikult jällegi lootel sünnidefektidega ja ma olen rannas käinud päris palju, ma näen, kuidas emad lihtsalt nagu määrivad oma lapsi, ma ju ei tea täpselt, mis seal on, et äkki on nagu mingid paremad variandid, aga kui ikkagi suuremat pilti vaadata rannas, siis sa näed ikka neid basic päiksekreeme, kus see jama kõik sees on. Ja minust eelmine aasta oli see, kus suvel üks influencer, ma täpselt tea, kes on ju, igatahes ta jagas ühte päikesekaitsekreemi laste jaoks ja kui ma vaatasin Inki Beauty'st, et mis selle nagu koostisosad koostis on ja see oli nagu üks, ehk siis kõige halvem ja ta oli mingi, et jaa, kasutage, see on mingi mega hea apteegis saadaval siis. Siis ma olen et inimesed nagu veits mõelge. Aga kust neid alternatiive, neid paremaid päikesekaitsevahendeid siis saab? Siukene bränd nagu Attitude näiteks, seda saab Treidausis kas või tellida, et kui sa kirjutad otsingusse mineraalne päikesekaitse, siis sa juba tegelikult saad sealt nagu kätte. Nii et kes otsib, see leiab, vabandusi ei ole. Alati leiab. Sa mainisid Asilanna mingisugust seerumit ja see sama bränd on ju see ripsme seerum, on ju, seda sa ka oled oma Instagramis storydes nii-öelda reklaaminud ja siis mina katsetasin ja ma ütlen ausalt, praegu ma ei kasuta seda, sest mu ripsmed lihtsalt kasvasid nii pikaks, no nüüd ma ei ole ikka päris kaua nii-öelda kasutanud, et nüüd nad on juba natuke tagasi tõmmanud, aga selles suhtes, kui ma kasutasin ja hommikul koolutan ripsmeid ja need ripsmed on nagu üle ääre sealt, ma olin nagu, et teeme väikse pausi. Et see nagu päriselt töötab, aga räägi natuke sellest ripsmeseerumist, et
hästi paljud ju kasutavad mingisuguseid tavalisi ripsmeseerumeid, kus on siis mingid hormoonid ja jamad sees jällegi, mida need teevad sinuga, on ju, oma ripsmed kukuvad ära lõpuks, on ju, et mis see Asilanna Võib-olla räägin alguses siis sellest, mida ei võiks kasutada, mida ei tohiks, on ju. Et ongi siis hormonaalselt seerumid, milles on siis kas siis prostaglandiinaine või siis selle aine süke sünteetiline analoog, on ju. Ja tegelikult kuidas hormonaalsed seerumid alguse said, olidki see, et avastati, et patsientidel, kes kasutasid silmatilkasid ja kus oli siis see prostaglandiin sees, et neil hakkasid ripsmed nagu pikaks kasvama, läksid pikaks, tumedamaks, paksemaks ja siis tekkiski mõte, et ohoo, et aga kui paneks seal hoopis nagu ripsme seerumisse, on ju. Ja tegelikult see sama aine on hoopiski, kuulub siis tegelikult ravimite alla, on ju, ja ta ravib kõrget silmasisest rõhku. Ja näiteks Kanadas ja mõnes muus riigis sa ei saagi seda ilma, kui et arst nagu sulle selle siis välja kirjutaks. Aga kui hormoon satub meie kehasse, on ju, siis ta hakkab jäljendama seal siis meie hormooni, on ju, ja see lööb selle hormonaalse tasakaalu paigast ära. Ja rääkimata sellest, et need seerumid tekitavad sükest silmale, teevad selle silmanaha sükeseks nagu mustaks, ärritunuks, silmad võivad hakata vesistama, muutuvad nagu punakaks, on ju, et see väliseks, aga ta tegelikult hakkab sul kehas jällegi mõjutama neid samu asju, et sinu menstruaaltsükkel, on ju, et kui sa ikkagi siit ja sealt nopid neid hormonaalseid asju, et siis su keha lihtsalt hakkabki nagu muutuma. Oh, jaa. Et aga Asilanna on selles mõttes siis taimsete ekstraktide baasil ja temal ei ole siis mingit jama, mingit keemiat sees ja ta kasvatab su karva siis ka niimoodi nagu loomulikul viisil, et kui need hormonaalsed seerumid lihtsalt venitavad selle karva nagu pikaks, aga seest on ta tühi. Ja ja niipea, kui sa selle kasutamise nagu lõpetad, siis see karv kukub välja, aga Asilanna puhul on see, et isegi kui sa teda ei kasuta mõnda aega, et siis see karv nagu loomulikult nagu no just, mul pole midagi välja kukkunud õnneks. Nagu need head ained ikka seal nagu ripsme juures sees, on ju, aga hormonaalne seerum ei ole hooldustoode, ta on lihtsalt nagu keemiline kasvatus nii-öelda, on ju, et ta ei anna mingeid vitamiine, mingeid aineid sulle, mis on nagu head ka. Sealt samast oli veel mingisugune ripsme dušš, on ju, kus on ka need asjad sees ja seal on meil lisaks, see ongi selline tegelikult 2-in-1, on ju, et seal on ka see kasvuefekt sees ja tal on lisaks ka hüaluroonappe, mis on siis niiskust siduv aine. Ja see tuli maha ülilahedalt lihtsalt sooja veega ja sellepärast mul endale ka ta hullult meeldib, mul praegu on ka peal, et ma kasutan ka seda, et just, et sa ei pea selle meigi eemaldiga nagu mässama, on ju, et sa lihtsalt pesedki sooja veega, natuke leotad ja ta tuleb nagu rullidena maha sul ja. Pluss nagu, ma üks päev just mõtlesin selle peale, kes kasutab neid cotton pads, kuidas ütled eesti keeles, vatipadjad, on ju, kes kasutab neid wet wipes'e, nisked salvrätikud, on ju, et kui palju naine tegelikult aastas neid kasutab. Just. Nagu see kogus nagu ette kujutada, vaata. Päris jõhker. Et mis see kulu on esiteks on ja nagu tegelikult, mis see ripsmetele teeb ka, kui sa hõõrud ikkagi iga õhtu seda vaata maha, et veega ta ikkagi nagu tuleb nagu pehmemalt. Aga mis sa ütled neile, kes ei võtagi maha mõni õhtu? Käivad mingi 2, 3, 4 päeva sama, kes panevad hommikul topelt veel peale ja... No kui sa tahad oma ripsmetest ilma jääda, siis palun. Aga kindlasti ma ei soovitaks seda, et see on ikkagi see mustus ja rasu, kõik see, mis sul sinna koguneb, et see on siuke väga-väga hea põletike või siuke bakterite kogum seal lõpuks sul on ju. Et ärge tehke. Ikka võtke iga õhtu maha ja pange hommikul uuesti. Just. Leidke see aeg. Aga tulles veel selle kosmeetika juurde, sa nüüd oma klientidele siis pakud ainult naturaalset meiki ja neile sa keemiat näkku ei pane? Ma kasutangi neid samu Jane'i tooteid, et olen kõik välja vahetanud, et ma viskasin nagu tuimalt kõik ära, mul oli aastatega ju tegelikult ostetud igast erinevaid, no kõige paremad brändid, mis seal on kõik need
ma praegu tuli isegi enam meelde, igatahes ma viskasin kõik ära. Prügikasti, jah? Välja. Isegi ei annetanud ma kellelegi, isegi ei andnud, sest et nagu kui mina neid endale ei määri, ma tean, mis see teeb, miks ma peaksin andma kellelegi teisele. Oli täpselt sama, aastaid tagasi näiteks fluoriidiga hambapastaga. Pelmeenid ja mis iganes, et ma viskasin neist prügikasti, kuskil tegin mingi video, vaata, ütlesin, et inimesed, võtke kokku ennast. Ja siis tulid kirjad. Miks sa ei annetanud seda kellelegi, vaata plaas, ma nagu, et ma ei taha halba kellelegi. Ja ma tuimalt viskangi minema, sest see on mürk, see on keemia. Mitte ükski inimene, isegi abivajaja ei peaks seda keemiat kasutama. Jaa, täpselt. Et jah. Aga lähme edasi human designiga. Räägi natukene sellest, kus sul see idee üldse tuli, mis see üldse on, nagu väga paljud tegelikult siiamaani ei saa aru, mis see on, sest ma arvan, ma ise olen human design konsultatsioonis käinud ja ka sellest enne aru ei saa, kui sa konsultatsiooni ei lähe. Seda võib seletada ja öelda nagu, mis see umbes on, aga kohal ikka ei jõua. Ja ma olen ise ka seda nii palju õppinud, aga mul on endiselt veel siukene natukene küsimärgid mõnes kohas või siuke see võtab aega, et sa nagu saaksid sellest nagu täiesti aru. Aga ma ise tegelikult esimest korda sattusin sellega kokku juba äkki mingi 5-6 aastat tagasi, kui mul siuke enesearengu teekond algas. Et siis ma lihtsalt kuskil nägin kellegi videot, äkki kuskil TikTokis, mingil naisel, kes seletaski sinu neid energiakeskusi on ju kehas. Ja siis ta rääkis mulle mingi, et mul on ka niimoodi ju. Ja siis ma hakkasin uurima, siis tuli see, sattusin sinna jänese urgu on ju. Ja siis ma hakkasin uurima, siis mingi aeg kuidagi nagu kadus jälle ära ja siis ma niimoodi nagu jällegi mingi aeg ta siis nagu leidsin. Aga nüüd äkki 1,5 aastat tagasi, siis ma tulin jälle selle juurde ja siis ma hakkasin tegelikult õppima siukses koolis nagu Mind Body School. Oligi nagu siuke kursus 3-4 kuud võtsin seda, et seal ma sain siuksed natuke teistmoodi teadmised ja siis ma võtsin natuke siukse teoreetilisema ka nüüd lisaks on, et see mul praegu käib, et ma vahepeal lihtsalt ma õppisin ennast üle sellest, sest et ma hakkasin koostama neid raportid ja asju ja siis ma lihtsalt unustasin ära, et enda keha ees peab ka hoolitsema ja siis ma lihtsalt tegin arvutis tööd, päevad läbi, mitu kuud järjest, igas ma põlesin läbi, siis mul veits siuke, ma ei taha enam. Aga mis see üldse on? Mulle meeldib mõelda, et see on nagu väljavõte sinu kehast ja sinu energiast, et ta võtab kokku selle, kuidas sina toimid ja kuidas sinu keha toimib ja milline on sinu intuitsiooni keel. Ehk siis ta tõlgib sinu kõige usaldusväärsema kompassi, ehk siis su keha, sinu intuitsiooni keele nagu arusaadavaks keeleks siis on ju. Ja seal on nii palju nagu kuidas siis inimene peab teadma oma sünniaega, et see põhinebki siis nagu sinu sünniajal on ju sinu sünnikuupäev, kellaaeg ja koht on ju. Siis sinna tuleb ilus siukene pildikene on ju näitab. Kaardike ja ta näitab ära seal sinu kõik energiakeskused, milline on su tüüp, milline on su autoriteet. Jaa, et seal on, ta on siuke nagu elustiili juhend, et ta näitab, kuidas igaühel meist, kuna me oleme igaüks ju nii erinev on ju, et me ei saa kõik järgida mingit sarnast rada, mingit samu asju, et oma eesmärke saavutada, kuna igaühel on need nagu erinevad rajad ja ta näitab ka ära, mis on see sinu selline unikaalsus, mis on need sinu rajad ja sinu viisid, et sa saaksid maksimaalselt nagu areneda nii oma suhetes, töös kui ka siis isiklikult on ju, et enda mõttes. Just tahtsingi küsida, et seleta inimesele, et mida ta saab siis sellest on ju. Ma mäletan, kui ma ise seal konsultatsioonis olin, siis isik, kes mulle seda tegi, ma ütlesin nagu, kus sa tead seda infot? Ja täpselt nii ongi. Kus sa tead, selgelt nägi oled või? Siis ta vaatab seda kaarti või ei näe, sul on siin kõik niimoodi paigas, nii ongi, ma olen nagu nii ongi on ju. Ja ma sain nagu hästi palju kinnitust sealt ja lisaks see ongi nagu nii meeletult suur on ja mida kõike sa sealt teada saad, et kuidas oma suhetes toimetada ja käituda ja mis olukordades, kuidas sa ise reageerid. Ühesõnaga see on nagu nii lai, nii äge ja ma igal ajal soovitan ise see läbi proovida, et enne aru ei saa täpselt. Minu jaoks võib-olla oli kõige siukene, mida ma sealt kaasa võtan, on see, et see ütles mulle, et minuga pole nagu midagi valesti, et kõik need asjad, need mingid siuksed kas veidrused või mingid asjad, mida ma teistmoodi tegin, et see on täiesti nagu minul oman on ja, aga ühiskond ootab, et me oleksime nagu mingi kast,
et sa pead sinna nagu mahtuma, muidu sa ei sobi ja muidu sa oled nagu halb, on ju, ja muidu sa ei ole piisav. Et see nagu annab sulle siukse julguse ja enesekindluse ja kinnituse, et kuule, et sa oled nagu kõige ägedam inimene üldse, et nagu näed, need ongi, et sinu veidrused on tegelikult sinu kõige suuremad tugevused üldse. Ma arvan, et igas koolis võiks olla human designi konsultatsioon iga lapsega eraldi juba nagu väiksest peale. See annaks nii palju nagu, jätaks ära siukest mõttetut proovimist, on ju. Aja raiskamist. Just, täpselt. See mõtle, milles maailmas me elaks nagu. Aga selleks peaks päris palju muutuma, sest praegu ei soosita seda, et inimesed oleksid erinevad, et inimesed leiaksid oma autentsuse üles, sest et autentsus on kõige kõrgem sagedus, kus inimene saab olla, on ju, et isegi armastusest veel nagu kõrgem, et kui me vaatame seda tabelit, et kui seal all on nagu kurbus, hirm, kõik viha on ju, need on ju, ja kõige kõrgem ots on siis see nagu ehe olek, on ju, ja selles, kui inimene saab oma autentsusega nagu ühenduse, siis ta on nagu kõikvõimas, ta näeb läbi valedest, illusioonidest on ju, et ja siis inimene nagu ei karda enam, aga praegu, kes meil seal kõige eesotsas on ju, neile on ju kasulik see, et me oleme hirmul, et me alluksime neile, et sellepärast see inimese eheduse nagu alla surumine käib ka. Kas sa praegu ise teed ka human designi konsultatsioone? Ma hetkel ei tee, aga kui kellelgi on huvi, siis ma tunnen, et ma vaikselt võin nagu tulla selles mõttes selleni jälle nagu tagasi. Praegu meil on augusti algus, video läheb ilmselt detsembris ülesse, et siis võib-olla on hoopis teised tuuled. Aga alati tasub küsida selles mõttes. Just, ja leiab ilusasti Instagramist igaüks. Ja veel oled sa oma Instagramis rääkinud manifesteerimisest, spirituaalsusest. Räägi natuke, kuidas sinu see teekond algas, kus sa nii-öelda ärkama, avama, arenema hakkasid? Tuleb tagasi kerida aega. Ja mul on siukene, võib-olla see kõige suurem ärkamine toimus koroona ajal, nii nagu sinulgi, ma vist olen kuulnud. Aga mul seal juba natukene enne hakkas sellised mingid asjad, et kuule, et midagi on nagu valesti. Võib-olla peaks kerima tagasi nagu täitsa lapsepõlve, et oma siukest lugu rääkida, et miks ma kuidagi sellele teekonnale üldse asusin. Et nagu meil kõigil on ju, et siis lapsepõlvest tuleb ju kaasa meil väga palju uskumusi, kõik need traumad, sündmused, mis meid mõjutavad, need ju määravad ära selle, kuidas me näeme seda maailma, kuidas me tajume ennast, on ju, kas me oleme endaga rahul. Ja mina näiteks, mis mind sellele teele nagu tõukas, oligi see, et ma ei olnud rahul endaga, ma polnud rahul oma eluga, ma polnud rahul suhetega, et mul oli nagu ämbri otsa. Universum lihtsalt viskas seni kaua, kuni sa hakkad õppima ja ärkama, on ju. Et kuni lõpuks tegelikult hakkas see mu kehaliselt väljendama, et mul olid ärevushäired, paanikahood. Ma käisin mõned korrad öösiti täiesti emos, sest et mu keha ei kuuletanud mulle, mul tuli järsku siuke paanikahoog ja mu reast oli tunne, et ma nüüd nagu suren ära, sest et ma ei saa hingata ei saanud, on ju, lõug oli täiesti nagu läks krampi, keha värises, ma üritasin püsti seista, jalutada, aga keha lihtsalt ei allunud mind ja siis mul oligi nagu esimene kord, et mis toimub, et kas ma nüüd suren ära, on ju. Ja siis mul tollel ajal oli elukaaslane ka, no siis ta mind sinna viis, on ju, ja siis mulle öeldigi sealt, et sul oli mingi ärevushoog, on ju, ja siis ma hakkasin uurima, et aga kus see tuleb nüüd või mis on? Ja ühesõnaga, sellel ongi väga-väga suur seos närvisüsteemiga ja ma olin aastaid elanud sellises ellujäämisrežiimis. Mu keha oli pidevas kroonilises stressis, pingeseisundis ja kui sa selle nagu, kui sul on klaas ja see kogu aeg nagu tilk, seda tilgutad, erinevad traumad, mingid pinged, kõik asjad on ja siis see mingi hetk saab täis ja hakkab ajama üle ja minu keha nende ärevushäiretega hakkaski ajama üle, et ta enam ei kannatanud välja, on ju, et see taluvuslävi sai nagu täis. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et nüüd ma pean nagu hakkama tõsisemalt uurima, et mis värk on. Ja siis toimus mul siuke, oligi selles samas suhtest oli nagu lahkuminek, on ju,
kõige sihuke õpetlikum, et ka selles suhtes ma nagu hästi kaotasin ennast ära ka, sest et ma olin väga tugeva kontrolli all, pidin ennast hästi palju alla suruma, väiksemaks tegema. Mul olid hästi ranged piirangud, kus ma võisin käia, kellega ma võisin suhelda ja siukene vaimne terror. Ja siis, kui ma sealt nagu lõpuks nagu sain välja sellest suhtest, siis ma mõtlesin, et aga kes ma olen üldse nagu, et ma nagu ei tundnud ennast enam üldse ära, rääkimata sellest, et ma polnud oma kehaga üldse nagu ühenduses, on ju. Ja ma lihtsalt ei teadnud, mida ma tahan, kes ma olen ja miks ma üldse olen nagu. Ja siis ma kuidagi hakkasin erinevaid praktikaid ja asju nagu tegema, mingid vaimseid praktikaid otsima, uurima, mediteerima alguses ja sealt otsima siukseid. Kuidas välja tuli? Alguses oli ikkagi raske, sest et kui sa pidevalt oled siukses nagu pingeseisundis ja sul mõtted on nagu bla, ja siis seda mediteerimist on hästi nagu raske alguses saada, sinna nagu lainele saada. Aga kuidagi hakkas see rahu vaikselt nagu tulema kehasse jälle. Et ja ma mõtlen, mis see küsimus oli. Kuidas sa jõudsid selle teekonnani ja spirituaalsem ja vaimsem siuke ärkamine? Ja, no eks see tuleneski sellest, et ma polnud endaga rahul, ma polnud rahul selles kohas, kus ma olen. Ja mul tegelikult lapsepõlves, kuna mul on siuke küllaltki traagiline lapsepõlv olnud, mis on jätnud omad haavad. Et näiteks minu ema suri, kui ma olin 2,5-aastane, et tal oli aju kasvaja ja tegelikult oligi nii, et sellest hetkest, kui tal see avastati, läks 10 päeva ja teda enam ei olnud. Et see oli minu isale hästi suur šokk, on ju, sest et ta jäi 25-aastaselt järsku 2,5-aastase väikse lapsega üksi. Tema ei tulnud toime, ta oli järsku nagu siuke kohustus, on ju. Et jah, eks mul sealt tuli see hülgamise, hüljatuse hirm, on ju. On, et isegi kui sa olid 2,5-aastane, sa ei pruugi ise reaalselt mäletada ka alateadvuses. Aga su keha mäletab, su keha ju kõik nagu talletab. Ja siis siis võttis üks naine mind üle, et kasuema on ju siis, et kes siis kasvatas mind kuni 10. eluaastani ja siis tuli siuke teine põnts, et siis läks tema ka ära, ta ei surnud ära, aga lihtsalt ta läks nagu minu elust ära, et lihtsalt omadel põhjustel. Ja minul oli jälle lapsena see etappi, et mul jälle pole ema nagu, et see turvatunne kadus ära nüüd on ja ma ju tegelikult loogiliselt mõttes nagu tean, et see polnud minu süü, aga lapsena sa hakkad ikka mõtlema, et appi, mis ma valesti tegin, on ju. Sealt tuli see põnts, siis lisaks mul on olnud 4 autoõnnetust, et üks nagu lause nii hull, et auto läks maha kandmisele, et ja ma olen kõigest välja tulnud nagu ühegi kriimuta. Wow. Et see oli korralik šokk, et see kõige hullem, mis ma mäletan, oligi selle sama kasuemaga talvel. Ja me sõitsime just minu lasteaiast siis minu koju ja oligi talv, oli libe ja ma tegin just omal turvavöö lahti, kuna mul mingi mänguasi kukkus põrandale ja 2 sekundit hiljem, mingi hetk hiljem, ma mäletan, kuidas ma autos nagu seinast põnts panin ja nagu rammisin on ja siis me maandusime auto katuse peale, me käisime mingi 6-7 korda üle katus, et me sõitsimegi nagu mingist mäest alla ja auto nagu rullus. Ja maandusime katuse peale ja minu järgmine nagu siuke mälupilt või see oli, et ma korrutasin minuteid järjest, et me ei saa siit välja. Ja siis tuli mingi mees kuidagi, kas ta lõi siis käega akna nagu puruks, aitas meid nagu aknast välja ja siis mul on nagu must maa, täiesti nagu null. Ma ei tea, mis must edasi nagu sai, kes meil järgi tuli, mis sai. Et ilmselt nagu see jättis kellegi siukse väga-väga suure trauma on ju. Ja siis veel mingid 3 korda, kus ma olen ühe korra olen nagu ise sõitnud teelt välja vastu posti ja igatahes need autoõnnetused on ka siuksed nagu, et paljud inimesed, kuidas see praegu sind nagu mõjutab, nagu julged sa üldse autoga sõita või liiklegi autoga? Alguses oli hästi raske, ma ikka nagu rooli taha läks, siis mul käed ikka nagu värisesid on ju. Aga nüüd ma ei ole suurtes linnades eriti nagu sõitnud, et see on mulle veel siuke ärev, aga muidu ma sõidan ikkagi nagu igapäevaselt, et enam ei ole hullu.
ja said üle. et siuksed nagu hästi sügavad sündmused ja traumad ja need suhted veel otsa, kus oligi siuke vaimne terror ja selline mitte nagu füüsiline vägivald, aga ikkagi vaimne vägivald on ka väga-väga hull, on ju. Et kõik see otsa ja siis jah. Et need on siuksed asjad, mida ma nagu mäletan, et mis mind sinna nagu viisid ja siuke pidev ebapiisavuse tunne, et näiteks kehaga seotud näiteks, et ma olingi kõige hilisem märkaja nagu öeldakse või nagu kõige hilisem kasvaja just nagu keha poolest, et kui teised tüdrukud minu klassis seal mingi 6.-7. olid juba siuksed nagu mimmud ja naised ja siis ma olin siukene kleenuke, pisike, mingid keha siuksed kumerusi asju polnud. Ja mul oli tohutu alaväärsus kompleks sellega on ja mõtlesingi, et nagu millal mina naiseks saan ja eks sealt tuli kommentaare ka, et pesulaud ja et 2 konti ja seesama hais on ju. Et eriti nagu äge, et siuksed vanemad naisterahvad, kellel peaks nagu mõistustele on peas, tulevad noorele tüdrukule seal 11-12 aastal ütlema, et sa oled nii peenike ja miks sa siuke oled ja kas sa sööd ka või? Et nii nagu halb on, kui me ütleme ülekaalulisele naisele, et me ju ei ütle, et kuule, sa oled paks on ju. Me saame aru, et see on nagu ebaviisakas on ju. Aga öelda peenikesele tüdrukule, kellel on niigi kompleksid endaga, et kuule, millal sa sööma hakkad ja miks sa nii peenik oled, et nagu see mõjub tegelikult ju väga-väga hullu. Ja. See niipidi ju tegelikult väga palju ei räägita, räägitakse just see, et täpselt, et et ära söö, ära võta uut koogitükki, aga see, et kui keegi just täpselt peenikesele midagi ütleb. Ja oligi, ma sõin nagu loom reaalselt, ma nagu sõin väga-väga palju, aga oligi kiire aine vahetus pluss siis see, et ma lihtsalt olingi nagu hilisemalt, mul algaski see nagu kõik hiljem on ju, aga see jättis minusse väga-väga suure jälje. Ja isegi aastaid hiljem, kui mul juba oli selline naiselikum keha on ju, kui keegi ütles mulle, et ma olen ilus või et sa näed nii kena välja, siis ma nagu ütlesin aitäh, aga ma ei tundnud seda, et peeglist vaatas mul hoopis teine nagu pilt otsa. Alateadvuses ikka oli raiutud see ja sisse ja et jah. Nojah, ma mõtlen kõikide nende lugude peale, et ma arvan, väga paljud tunnevad midagi siin ära, täpselt mingid traumad, siuksed ütlemised on ja need jäävad alateadvusesse ikkagi ja need mõjutavad meid siis nagu igapäevaselt, aga kui sa nendega ei tegele. Aga nüüd tuleb juba teine asi mängu, kui hakata tegelema lapsepõlve traumade ja asjadega, oled sa selles ka nii-öelda valdkonnas sukeldunud? Jaa, olen. Et tegelikult ongi, et kehal on ju rakumälu on ju, et kõik meie emotsioonid, kõik meie pinged, valud talletuvad ju meie keha sidekoesse. Et meie sidekude on väga-väga sügavalt seotud meie närvisüsteemi ja meie emotsionaalse kehaga. Et see tähendab seda, et sidekoes on olemas siuksed sensoorsed närvid, mis siis mille retseptorid tajuvad meie kehasisest seisundit, ehk siis kui meil tuleb mingi siuke pinge, mingi valu, mingi emotsioon, et viha, kurbus, äng või mis iganes on ju. Ja kuna sidekude on selle aju emotsioonide keskusega otseses ühenduses, siis see tähendab seda, et kõik need emotsioonid, mida sa ei ela välja, kui sa surud oma traumasid, oma stressi kogu aeg alla, et sa nagu ei tegele, siis ta peab ju kuhugi nagu talletuma, nii et kui sa välja teda ei saa, siis ta talletubki sinu sidekoesse ja ta väljendub seal kroonilise lihaspinge, kroonilise valu, põletike ja isegi haigustena. Et täpselt nagu mul see ärevushood ja need paanikahood on ju, et see tuligi lõpuks nagu välja. Et sellepärast ma alati ütlen ka ja ma ise olen nüüd aastatega õppinud, et kõige-kõige olulisem asi, et elama valu oma emotsioonid välja, et leia mingid väljundid. Ja näiteks? Ja mine jälle, kui sul boksitrenni ja elad välja või? Just, aga tegelikult, mida ma olen avastanud, on nagu kõige lihtsamad asjad, et näiteks hingamine. Kui palju me üldse nagu sügavalt hingame, et hingamisrännakud, näiteks ma olen käinud, ma arvan, mingi 7-8 rännakul ja sealt hakkas ja sealt hakkas mul see protsess käima, et esimesed korrad ma nutsin väga palju, röökisin valust on ju, et see emotsionaalne valu tuleb kõik pinnale, et see hingamine siis nagu hakkab seda sidekudet sul liigutama, ehk siis kõik need, mida sa oled kinni sinna surunud on ju, et need hakkavad tulema pinnale. Ja täpselt samamoodi venitamine on üks kõige nagu tõhusam praktika, et sa jällegi liigutad seda sidekudet on ju,
ja need kõik, mis sa sinna oled nagu pannud, nad saavad tulla pinnale. Aga ka väga lihtsad asjad, nagu näiteks mingi maandamine on ju palja jalumurul käimine. No sellest väga üldse tegelikult ju ei räägita. Ma oma podcastides ka siiani ei ole sellest rääkinud, et noh, väga paljud arvad, see on mingi uhuu on ja kas sellest on nagu teadus taga. Reaalsed uuringud, näidud, et kus sa enne olid, kus sa peale paljajalu käimist oled, need põletiku tasemed on ja ise praktiseerid. Ta tervendabki su keha on, et ta viib need põletiku näitajad nagu normi, et need elektronid, mis sealt maapinnast tulevad, et see kõik, sinul on ju ka nagu elektronid kehas on ju. See film nagu Grounding, dokumentaalfilm, ma ise alustasin, ma ei ole seda jõudnud veel lõpuni vaadata, sellepärast ma ei räägi, aga see pidi üks väga-väga võimas siukene ärataja olema, et tegelikult kui lihtsaid viise meil on, et ennast nagu päriselt nagu tervendada. Ja siis tulebki see vandenõuteooriad, miks me jalanõusik kanname ja miks seal on need kummistallad on ja kus me jalad kokku surutakse ka veel on ja et see ei ole üldse normaalne, loomulik, hea, et tuleks käia võimalikult palju ikkagi paljajalu on ja. Aga noh, kas sa käid paljajalu kuskil metsas või siis kesklinnas asfaldi peal, nagu kaks eri asja on ja. Ja noh, just mingi loominguline tegevus, ma ei tea, kas sa maalid, joonistad, kirjutad, kas sa pead nagu päevikut, aga lihtsalt, et sa nagu saad selle oma kehast välja, nutmine, naermine, isegi kui sa nagu ohkad. Juba see, et kõik, mis sa häälega teed, see juba kõik tõmbab sul kehast neid pingeid välja. Et sina saidki siis oma ärevushoogudest üle läbi hingamisrännakut? Jaa, ma arvan, et seal oli tegelikult päris palju asju koos, et esiteks see, et ma sellest suhtest nii-öelda välja sain, on ju. Kuigi alguses oli päris crazy see, et kui ma siis oma praeguse elukaaslasega nagu tuttavaks sain peale seda viimast suhet ja see suhe on olnud seni minu kõige turvalisem, kõige ilusam, kõige õnnelikum, ma olen nagu nii hoitud, nii austatud, siis mul hakkas temaga alles kõik see trall pihta selles mõttes, et su keha ei tervene enne, kui su keskkond ümber on turvaline. Sest et su keha on ju selles ellujäämis režiimis on ju ja kui su keha on selles seisundis, siis ta tegeleb ainult sellega, et ta püüab ellu jääda. Ohtu nagu siis nagu vältida ja kui su lõpuks su keha saab aru, et okei, meil on nüüd turvaline, et su partner nagu toetab sind on ju, et nüüd me hakkame alles nagu vabaks laskma ja siis mul algus oli, et nagu ma nutsin vist iga päev, mul oli nagu ma ei tea, kas ma depressiooni nagu usun on ja et see on võib-olla see depressiivne tunne. Jah, et see tunne, aga lihtsalt see, et sul ei ole elu rõõmu, sa ärkad hommikul selleks, et sa nagu tahaks magama uuesti minna, et su esimene mõte hommikul ärgata see, et ma tahaks juba nagu magada, ma ei jõua ärgata. Ja siis õnneks mu Peika on nagu väga-väga mõistav selles osas on ju, et aga ma lihtsalt nagu nutsingi päevade kaupa, ma ütlesin, mis toimub, et mul on ju nüüd nagu hästi, kõik on ju hästi on ju, aga siis ma hakkasingi jälle uurima jah, et nüüd nagu keha siis tagantjärgi laseb selle kõik vaata välja. Et ja siis see ja mõtle, ma olen 29, siis me olime 26 olin äkki, kui ma temaga läksin kokku, et kui sa oled 26 aastat hoidnud kinni kõike seda jama, siis ei saa üle öö korda on ju. Kuu ajaga või nädalaga, siis sa nagu oledki pidevalt seal selles väljalaskmisperioodis. Sa oled seda ka maininud, et sa manifesteerisid selle uue suhte ja uue kaaslase oma ellu. Jaa. Teadlikult panid kirja kuidagi, kasutad sa praegu ka manifesteerimist, kuidas üldse manifesteerimine sinuni jõudis? Ja ma mäletan seda, et kui mul see lahkuminek nüüd toimus see eelmine, siis ma jäingi üksi on ja ma mäletan, et ma filmisin mingi video lihtsalt enda jaoks ja ma mäletan, et see oli ka äkki see Lionsgate portaal 0808, igatahes siuke väga-väga võimas manifesteerimise uksis on ja ma lihtsalt tegin videot, ma ei tea, kas ma kellelegi saatsin, ma ütlesin välja, et minu järgmine mees on selline, et kõik nagu siuksed nagu väga nagu kõrged standardid on ju. Ütlesin selle välja ja siis mõne aja pärast, kui ma temaga nagu tuttavaks sain, siis nagu mida rohkem teda nagu teadma hakkas, ma oli mingi, et linnuke, mis asja, kas see päriselt või? Et jaa, aga ma olingi lõpuks selles punktis, et
et võib-olla miks ta minuni varem ei jõudnud ka, on ju, et sinu suhe on ju sinu peegeldus sinu suhtest ise endaga, on ju. Ja varasemalt oligi see, et me aktsepteerime seda armastust, mis me arvame, et me oleme väärt. Ja kui ma endast lugu ei pea, kui mina arvan, et ma ei olegi nagu suurt väärt, siis mida sa nagu tõmbad, on ju, mis mehi sa Tõmbadki seda tõmbad, ligi. on ju, ja aga siis, kui ma hakkasin endaga nagu tegelema, tulin sealt viimasest suhtest välja, siis ma olingi siuke hästi nagu elurõõmus ja ma lõpuks olin mingi fun pidu, on ju, ma saan elada nüüd, et ma ei pea olema mingi on ju. Ja siis ta kuidagi tuli hästi loomulikult, aga võib-olla oligi see, et ma ei mõelnud, ma lihtsalt olingi mina ise, ma lasin ennast vabaks ja ta lihtsalt match'is selle sagedusega, kus ma olin. Seda ma ka hästi palju näengi tänapäevalt, inimesed ei julge üksi olla, nad ei oska iseenda seltskonnas olla ja nad paaniliselt otsivad seda kaaslast enda kõrvale ja kelle nad siis leiavad. Noh, selles suhtes vale kaasast sa kunagi ei võtagi endal, on ju, et sul on alati kelleltki midagi õppida ja kogeda, aga just, et sa pead kõigepealt suutma olla õnnelik ja rahul üksi ja iseendaga. Chill, fa täpselt. Ja siis õige inimene ise tuleb, sa tõmbad lihtsalt ligi, mitte et ma nüüd otsin. Tegin just üks päev Instagramis selle küsimuste vooru, kus inimesed saavad küsida küsimusi ja küsiti. Kust soovitad vallalisel naisel kaaslast otsida? Mõtlesingi, no toome 2 näidet, on ju. Sa kas lähed öökluppi või sa lähed jõusaali, on ju. Sa kas tegeled iseendaga, hoolitsed ja siis tõmbad lihtsalt kuidagi selle kaasligi või sa lähedki sinna, kus on samade väärtustega inimesed, nagu nad seal on ju. Noh, et jah, ole enne üksi õnnelik ja küll see õige asi siis tuleb, aga manifesteerimine. Kas sa siis nagu hakkasid selle kohta uurima? Teed sa seda praegu ka veel? Ma arvan, et see tuleb suht nagu loomulikult ja ma olen praegu selles kohas, kus ma nagu väga hästi tean, mida see nagu tähendab ja mida ma peaks tegema, aga ma ikkagi unustan veits ära, on ju. Et ega seal ei olegi väga suurt nagu kunsti kui see, et sa pead olema näiteks see inimene, kellel juba on need asjad, mida sa tahad. Et oletame, et kui sa oled, ma ei tea, sa oled rikas, siis millised harjumused sul on, millised uskumused on, kuidas sa hommikul ärkad, millise tujuga on ju, mida sa päeva jooksul teed. Ja tegelikult siis ongi vältimatu, et sa varsti nagu selle sagedusega, siis selle reaalsusega nagu ühtida, kui sa järgid pikka aega selle inimese nii-öelda elu, kes sa tahaksid olla. Aga ongi tihtipeale see, et meil on need vanad harjumused, piiravad uskumused just, et lapsepõlvest, mis need nagu plokki panevad, on ju. Et ma ka alati mõtisklen selle manifesteerimise teema, et paljud nagu teavad, aga miks nad siis ei kasuta, ja siis tulebki see, et kas siis ikkagi number 1 ei tea piisavalt või number 2 nagu ei tee, noh. Ei manifesteeri ka päriselt. See on järjepidev töö ikkagi, on ju. Et sa pead iga päev olema selles olekus ja tuletame endale meelde, et isegi kui need madalamad hetked nagu tulevad, on ju, siis okei, aga ma ei taha ju enam seal olla, et ma tahan olla nagu seal, on ju, et kuidas ma mõtleksin siis, kui ma oleksin seal. Ja nagu sa ütlesidki, sa pead nagu juba tundma, et sul on see saavutatud. Et sul juba on see olemas. Ta on alati küll hea nagu auto näitada, tahad oma Lamborghinit, on ju. Sa pead teadma ja nägema, mis värvi see on, mitu ust sellel on, mitu istet sellel on, kuidas see seest lõhnab, kuidas sa seal sees istud ja kuidas sa sõidad, mis häält ta teeb, nagu sa pead kõike juba teadma. Ja siis sinna manifesteerimise juurde käib ju ka tegelikult tänulikkus. Just. Sest kui seda ei ole, mis sa ootad siis, on ju, et sa pead olema tänulik juba selle eest, mis sul on ja pluss ka siis see, et sa pead olema tänulik selle eest, nagu sul see asi juba oleks, et ma olen nii tänulik, et mul juba see Lamborghini on ju. Ja. Manifesteerimised mulle hästi meeldib. Ja see on niisugune asi, mida nagu, mis võtab aega ja ma ütlen ka, et ma ei ole selles mingi mega hea, aga ma saan sellest pointist aru ja ma ikkagi üritan ennast kogu aeg sinna nagu tagasi tuua, et okei, et ma tahan seda, et siis ma ju kuidas ma käituma pean, kuidas ma mõtlema olema pean. Et kui ma seda oma ellu tahan. Noh, aega võtabki selles mõttes siis, et kuidas oma need uskumused ja traumad ja keha ja kuidas sa kehaga nagu tunnetad, et just näiteks rahaga ka, et inimesed näiteks arvavad, et sa annad raha ära, on ju, aga sa tegelikult vahetad ju energiat. Ja kui sul näiteks, ma ei tea, sul läheb poes 100 eurot toidu peale, mis on su kehale nagu toitev, siis sa vahetad ju raha tervise vastu ja see raha ei kao ära, vaid see on sul olemas, see jääb nagu sulle energiasse edasi. Nii lahe on rääkida kui inimesega, kes nagu mõistab, vaata ja saab aru ja minuga nagu samal lainel, et noh, toon jälle näite, mul küsiti küsimus Instagramis, et
kuidas sa saad ilma süütundeta inimestelt raha vastu võtta? Ma olin mingi, oot, esiteks teeme ühe asja selgeks täpselt, et raha on energiaühik. Mina annan sulle oma väljakutse ja kui sa mulle ei taha tuua täpselt mahemuna või liha või piima, siis anna mulle see energiaühik rahana, on ju. Ma olen nõus vabalt võtma ka vastu nagu teisi asju toote vastu, on ju, ja ma olen teinud siukseid koostöid ka varem. Et tegelikult inimesed võikski ilma rahata elada, on ju, aga nad selles suhtes hea energiaühiku vahend, et kui ma midagi ei oska teha, siis võta raha, on ju. Aga ei ole kunagi siukest asja, et keegi ei oska midagi teha. Igal inimesel on antud see midagi, mida ta... Ja see tuleb ka näiteks human designis väga-väga hästi välja, mis on sinu anded, mis on sinu kingitused, sinu tugevused, et tegelikult meil igalühel ongi ports selliseid andeid ja kui me need paneme kasutusse, siis tegelikult kõik muu raha, suhted, hea tervis tuleb ise lihtsalt, on ju. Et aga ongi see, et kas sa nagu julged neid kasutada, kas sa julged oma mugavusest mugavalt töölt ära tulla ja hakata seda asja tegema, mis võib-olla on, mis on tegelikult sinu jaoks, aga võib-olla alguses on sükene uus, hirmutav, ei julge, on ju. Nii et kui inimene ei tea, mis ta mingi elu ülesanne või anne... See tuleb sealt tulgu konsultatsiooni ja saab teada. Ja saame kõik teada. Ja raha koha pealt veel, et näeks, sa mõtledki, et okei, et see toidu ostmiseks on ju, et aga ma ei tea, ma maksan ju makse, ma maksan üüri, on ju, aga sa maksad ju sellest, et sul oleks hea kodu või näiteks maksad elektrit, kütte, sa maksad sellest, et sul oleks ju soe kodu, see on ju kõik nagu väärtus, et muuta seda mõtlemist, et sa ei anna raha ära, sa lihtsalt vahetad ja kui sa vahetad, kuidas sul ei saa nagu raha kunagi mitte olla, vaata. Ja teenimise koha pealt ju samamoodi, et inimesed tahavad hullult raha taga ajada, aga tegelikult siis just raha jookseb eest ära. Vastupidi, seisa ja tõmba lihtsalt raha ligi, on ju. Et kõik on mindseti küsimus, ma alati nagu elus kõik need probleemid asjad, kõik on siin kinni. Lihtsalt muuda oma mõtlemist ja nii lihtne tegelikult ongi. Öeldakse, see ei ole ju tegelikult nii lihtne, et ikka peab vaeva nägema. Klõks. See võtab aega, aga kui sa nagu saad teadlikkus ja kui sa märkad oma mõttemaailma, et kas sa elad selles puudusteadvuses või sul on kogu aeg küllus, isegi siis, kui sul praegu raha pole, aga sa tead, et see nagunii tuleb peale, kuna meie loomulik olek on elada külluses. Iga inimese loomulik sünniõigus on elada küllus, aga meid on lihtsalt nii hullud programmeeritud ja alla surutud ja see raha on tehtud hoopis teiseks, mis ta tegelikult ei ole, on ju. Kunagi oli TikTokis siuke trend ka nagu lucky girl syndrome või midagi siukest ja see põhimõtteline manifesteerimine on ju, et oliks mingid juhendid, et kuidas sa saad saavutada kõik, mis sa tahad, et kogu aeg korruta endale, et ma olen nii õnnelik lucky, ongi? Laki õnnelik. Mul veab, just, et mul veab, et ma saan kõik, mis ma tahan, aga see ongi manifesteerimine. Gaslightimine, ma ütlen alati kõige. Lihtsalt fake it till you make it nagu. Et sul juba on see gaslighti ennast. Ja nii see just juhtubki, on ju. Ja ära pane piiravaid uskumusi peale, et mis mina, see on ju kohe esimene asi, vaata. Ma tahaks omale Lamborghinit, aga mis mina, no kuidas ma saan? Ma teenin 6-2000. Kus ennast nagu piirad, on ju, kus ennast alla nagu tõmbad. Et tegelikult iga inimene saab saavutada ükskõik, mida ta tahab, mis sul siin 2 kõrva vahel juhtuda nagu saab, on ju. Issand, kui lahe. Eks ju. Ja tegelikult rahaga ongi veel see, et sinu suhe rahaga jällegi näitab sinu suhet ise endaga. Et kui palju sa ennast väärtustad. Et ka näiteks ilutegijana, ma näen hästi palju, kuidas ilutegijad teevad, mõned ilutegijad, kes teevad nagu väga-väga hoolsat tööd ja tõesti nagu kvaliteet ja kõik on olemas, aga nad küsivad nii väikest hinda ja tegelikult selle taga ongi see, et nad ei väärtusta ennast, neil on ka mingid ebapiisavuse tunne, et see kõik takistab. Täpselt, äkki siis ei tule kliente. Just, äkki ei tule. Ja siis ongi see blokk peal, on ju, aga vastupidi tuleb mõelda, tõsta see hind ja nüüd kõik tulevad. See kõik on nagu seoses ja tegelikult algab kõik sinust endast, on ju, et sinu uskumustest, see, kuidas sa endasse suhtud. Jõuame ringiga tagasi alati sinna. Nagu just. Ja, täpselt. Ja räägime nüüd natukene uuel teemal. Nüüd on vist juba detsember, kuidas ta näete, on ju, sa veel praegusel hetkel avalikult ei ole seda jaganud, aga sa ootad beebit, palju õnne. Räägime natuke rasedusest. Ootused versus reaalsus, kuidas sa mingite tegevustega ennast toetad, ma nägin storidest kuskil, sa käisid mingites
naiste väeringis. Väga lahe, räägi natuke sellest. Ja raseduses siis üldiselt, et alguses need esimesed 3 kuud on ju, öeldakse, et see on nagu siuke kõige kriitilisem aeg. Kui kõik siis sellel hetkel olidki, et kui kõik ütlesid, et rasedus on nii ilus aeg ja nautige ja on ja mina surin. Ma pean tegelikult ennast nagu küllaltki tervislikuks, küllaltki teadlikuks inimeseks on ju, aga vot need kuud olid ikka nagu põrgu, sest et esiteks 0 energiat, et kui ma ikka käin nagu jalutamas ja ma ikka üritan iga päev looduses olla ja lihtsalt jalutada kas või, et kui ma trenni nagu ei tee, ei jõua, on ju, ma ei suutnud mitu nädalat järjest ennast lihtsalt diivani pealt nagu ajada püsti, kuna mu keha lihtsalt täiesti nagu sült, rääkimata minu emotsionaalsest tervisest, minu vaimsest tervisest on ju, jällegi ma nutsin iga asja peale ja lihtsalt siuke meeletu depressiivsus, on ju. Ja rääkimata siis nendest iiveldushoogudest on ju, et ma küll ei joksendanud, aga ikkagi hommikul esimese asjana sa tuled voodis püsti, sa pead kohe midagi panema suus, sul on nagu nii paha ja iga 2 tunni tagant ikkagi sööma. Aga nii palju, kui ma olen lugenud, siis lapsed on ju kõige puhtamad hinged ja selleks, et hing saaks maanduda sinu kehasse, peab see keha olema puhas ja kõik see puhastumine võtabki siis nagu aega on ja või kõik need protsessid, mis minuga nagu toimusid ja et oksendamine näiteks ongi väga nagu reaalne seos ongi sellega, et sa puhastad oma keha ära, et lapse hing saaks tulla. Ma ei ole üldse mõelnud sellele varem, issand kui põnev. Seda ma lugesin ühest raamatust ja et siis kui ma veits nagu hakkasin seda nagu põhjust, muidugi ka hormoonid on ju, et su kehas toimub tohutu hormoonide muutus on ju, et kõik läheb lakke või siis miski läheb nagu alla on ju, et su keha kasvatab elu, et sa pead nagu aru saama, et nagu sul on inimene seal sees, et sul polegi nagu energiat enda jaoks, et kõik läheb nagu talle. Aga siis ja kui see 3 kuud umbes läbi sai, siis juba hakkas siuke eluvaim, energia tulema ja kuidas ma toetan siiani, et võib-olla ma olengi hästi õppinud oma keha nagu veel rohkem lugema, austama, et kui ma olen väsinud, siis ma lähen nagu magama ja ma nagu võtangi selle süümepiinadeta selle pausi aja, kas ma ei tea, 20 minutit, pool tunnikest, et lihtsalt nagu olla, on ju. Muidugi toit, et puhas toit, mahetoit on ju, et mingit kräppe ja kuigi ja kilti ma sõin siis, kui mul need alguses need isud olid kõik, siis ma sõin puuvilju poest, mis ei ole kõige nagu parem valik, aga vähem ma ei ajanud nagu mingit kommi ja krõpsu nagu ma just tahtsin öelda, et enamus, kes seal nagu kreivivad ja tahavad midagi süüa, siis ikka ma ei tea, mingid purksid, pitsad, kommid, jäätist on ja sa oled siin süümepiinades oma puuviljade pärast. Ja aga nagu need pestitsiidid ja kõik need GMO-d ja siis mul on nagu mingit, aga tita ju saab ju ka, mul olid siuksed süümekad, aga mul olid nagu, ma tahtsin värsket, lihtsalt see oli vaata kevad on ja. No siin ongi need eri levelid nüüd vaata, et kes alustab seal jäätise ja kommi pealt, kes juba puuviljade pealt süümekaid tunneb on ju, et jah, et siis ei olnud saada, aga nüüd suve jooksul ma olen nagu marju näost sisse nagu 2 suu poolega, et õnneks mul on oma aiama ja et keha teab, millest mul on nagu puudus. Kusjuures oligi, et mul tekkis sükene lööve siia või süke nagu nahk kuidagi ketendas ja see ongi siis see C-vitamiini puudus. Ja siis ma saingi aru, et miks mul nagu keha täiega vajas on ju. Et tegelikult ma ütlengi jälle, et meie keha on nagu nii tark, et kõik su isud on seotud mingi aine defitsiidiga sinu kehas, et näiteks kui sul on šokolaadisu rasedana, siis sul on suure tõenäosusega magneesiumi puudus. Kui sul isutab rasvase järgi, siis minu arust seal oli kaltsiumi puudus. Ma olen näinud neid tabeleid ja täpselt, kui sul isutab rasv, siis on need toitained. Et nagu kuulama keha, vaata, mis ta nagu ütleb sulle, et tegelikult infot on nagu jällegi üleval, aga siis jällegi infot on liiga palju vahest. On nagu liiga palju ja aga et su keha nagu alati räägib sinuga. Aga ma alati korrutan oma õpilastele ka, et aga kui sul on ikkagi nagu kommi ja šokolaad ja purksi isu, siis see ei ole see, et keha küsib neid. Sa pead keha puhtaks tegema, et saad aru, mis päris puhast toituda siis tahab, on ju, et neid nagu õigeid makrotoitaineid seal saada. Ja mul öeldi ka selline lause, mis mul nagu oli mingi, et kui on isu, et siis tuleb süüa.
et noh, rasedana vaata, siis mul oli mingi, no kui mul ikka istub mingi purksi ja mingi kummikommide ja krõpsude järgi, et kas ma ikka nagu, kas see on see, mida ma peaksin sööma või? mida meie esiemad tegid, kui nad rasedad olid, nagu nad ei saanud kummikommi süüa, mida nad sõid? Ma arvan, et päris põnev. jah. Aga ma just mõtlengi nagu päris ammu, et kui nad nagu mingi koopas elasid ja nagu metsas. Kas neil oli üldse nii palju isusid, vaata siis sellel ajal on ju. Siis nad ei teadnudki, vaata, et saab kommi ja purksi. Keha polnud harjunud selle suhkru ja selle sõltuvust tekitavate. Ja nüüd me jõuame epigeneetikani on ju, et tegelikult meie ema, meie vanaema juba mõjutab meid nii-öelda, et ja mingid teatud asjad võivad välja lüüa täpselt rasedusel on ju, ja siis saad teada, kuidas su vanaema mingi seal käitus tegi midagi, mingid traumad asjad võivad välja lüüa, on ju. See on ka nii põnev teema. Jaa. Aga see keha kuulama õppimise teema mul on hästi nagu ka hingelähedane. Et see nii lahe protsess kuidagi. Kas sa võiksid öelda, et sa juba varem hakkasid oma keha niimoodi kuulama, märke tähele panema või alles rasedusega? Rasedus on kuidagi nagu isegi veel süvendanud seda on ju, jah. Aga ma ikkagi hakkasin seda varem tegema, et noh, kuna ma hakkasin joogaga tegelema, et ma olengi joogat praktiseerinud jällegi siin mingi 5-6 aastat niimoodi nagu vahelduva eduga on ju, erinevaid jooga stiile siis. Et sealt tuli sükene kehatunnetus hästi ja noh, kuna mul on need ärevushäired ja need nagu olid on ja siis see kehasse tulek oli minu jaoks nii oluline, et kui sa oled oma kehas ja kui sa nagu tuled siit peast ära, siis see, su keha nagu rahuneb maha. Et see kehaga kontakt tegelikult nagu selle õppimine tuli nagu veitsa varem, aga just see rasedus ja pigem nagu viib mind nagu sinna sügavamale kihti veel. Mis sa ütleksid inimestele, kes nüüd tahavad hakata oma keha kuulama? Mis need esimesed sammud oleksid? Märka, kui palju kuidas sa päeval nagu, kuidas sa kas või hingad, et kas sa hingad hästi nagu pinnapealselt, et mina näiteks hästi kuidagi automaatselt juba teen siuksed nagu sügavamaid hingetõmbeid, et nagu lihtsalt lase korraks välja, vaata, sa juba tunned, okei, mul on siin mingi lihas, mul on siin mingi asi, et nagu see kehaga siuke nagu, sa saadki nagu tunda oma keha, et kui palju sa nagu tead üldse, mis sul nagu kehas asub, on ju, või nagu, mis sul seal on. Ja kuidas nagu veel, noh näiteks tants, liigutamine, venitamine, et tegelikult nagu teadlikult lihtsalt võttagi kas või 5-10 minutit ja istu maha, venita, ma ei tea, pane käsi üle, võta nagu jalgadest kinni. No vaata, trennist räägitakse tänapäeval hästi palju, et minge jõusaali, jõutrenn on hea, lihasmass peab natuke olema, aga venitamine on nagu täiega tahaplaanile jäänud minu arust, et nagu just kui oluline see venitus on. Ja see kohalolu ka, mitte sa nagu ei venita lihtsalt nii, sa vaatad peale trenni nagu venitad, on ju, vaid et sa istudki maha ja mingi okei, nii, kuidas mul see lihas siit, kus ta tõmbab nagu on ju, et nagu hakka tunnetama ma kuidagi mingit, hakkama keha nagu tunnetama. Kuulama, öeldakse, keha räägib meiega kogu aeg, sa lihtsalt pead õppima seda kuulama ja just täpselt läbi mingite valude, haiguste, mis su keha üritab sulle öelda, on ju. Et ega see ei teki ju niisama see valu, on see nagu aastate pikkune mingi appi hüüd on ju, et keha tahab öelda sulle, et kuule, et sa oled mulle liiga teinud, et see harjumus ei sobi meile, et see teeb meile halba, mul on valus, palun nagu võtta nagu midagi ette. Noh, seda on mul ka näiteks küsitud, et kuidas ma hakkan oma keha kuulama? Mõtlen ka alati, et nagu lihtsalt võtta kätte, hakka muuda oma elustiili. Noh, ma ütlen alati, et elustiilil on mingid konkreetsed põhitalad, vaata. Näiteks toitumine, uni, liigutamine, mindset, keskkond on ju, et sa pead need kõik asjad nagu kuidagi harmoonias hoidma, et üks ei saa nagu ilma teiseta, et näiteks kui sul uni on lappes, siis sul on kohe ka toitumine lappes ja treening lappes. Seoses on ju. Just. Jah, kõik on seoses. Et siin universumis ongi kõik seoses, kõik ühendatud ja kõik on üks. Et ma usun, et see, kes nagu tahab hakata seda õppima, siis lihtsalt nii palju erinevaid praktikaid ongi just nagu kõige lihtsamad ongi hingamine, venitamine, lihtsalt nagu liigutamine ja liikumine, lihtsalt, et sa istudki maha ja sa paned kas või nagu ühe käe südame peale, teise paned siia emaka piirkonda, lihtsalt nagu mõtled, et nagu mis mul siin nagu on ju, ja nagu tajud ja kas või küsid, et mida sa tahad öelda mulle keha, et kas sul on midagi mulle öelda ja nagu kuulad see kohalolu. Ja vahest need, mitte vahest, alati need vastused ongi tegelikult su enda sees ju olemas.
et samamoodi, kui sa lähed mingi psühholoogi juurde, siis need vastused, mis sa sealt saad, need on kõik su enda sees, et täpselt istu kõik maha, tuleb alati sinult. pane silmad kinni, küsi ja sa saad vastuse, kui sa oled valmis vastust just, vastu kui võtma. sa oled, on ju, täpselt on ka see. Issand, kui lahe, me võiks tunde veel jutustada ja rääkida, et nagu mulle nii meeldib lihtsalt inimestega suhelda, kes on nagu samal sagedusel Samal minuga. lainel, Jaa, on ju. samal lainel, just. Samad sõnad. Väga hea. Ütle siia lõppu nüüd mingisugune mõte või sõnum kõikidele inimestele, mis nad peaksid täna mõtlema, kuulama, kaasa võtma. Valige ennast, võib-olla see, et meil on antud see üks elu, on ju, ja kui sa esiteks elad kellegi teise jaoks ja see ei tähenda seda, et sa peaksid kuidagi oma pere kuidagi nagu kõrvale jätma või nende eest mitte nagu hoolitsema, et aga lihtsalt kui keegi teine sinu eest ei hoolitse, siis ei tee seda ju keegi. Ja ka see mõte äkki, et sinu keha on sinu hinge väljendusvahend, et sinu hing siin kehas on ju, tema ju teab, mina usun sellesse, et tema teab sinu elu saatust ette, sinu hing teab, mis on sulle hea, millist rada sina peaksid valima ja ta annab sulle sellest märku läbi su keha. Et su kõhutunne, su intuitsioon, et see on sinu kompass. Et ma ütleks ka, et naine peaks teadma, et mitte loogika ei vii teda kõige õigemat rada pidi, vaid tema intuitsioon ja tema sisetunne nagu alati, et see on fakt. Appi, kui head mõtted. Noh, öeldakse, et naised on ju need nii-öelda spirituaalsemad, siis mehed on need nagu rohkem mõistus ja loogika ja loogika ja kõik sükene ja et lihtsalt, et kasutage oma seda naiselikku ürksust ja väge ja kõik ära, et sul on nagu tegelikult kõik siin sees olemas, et sa ei pea otsima väljast vastuseid ja kui sa lihtsalt õpid oma keha tundma ja sa õpid näiteks ka läbi human disaini ennast nagu teadma, kes sa oled, miks sa siia tulid üldse nagu on ju, et siis sa hakkad ka vastama, et okei, abielu on nii äge tegelikult. Suur aitäh, et sa tulid ja mõtteid jagasid ja inimestele terakesi pähe istutasid. Aitäh kutsumast, tõesti. Aitäh sulle.